Tere päevast! Tere tulemast minu Moodle kursusele ja selles videotunnis ma näitan teile, kuidas te saate oma kursusele lisada erinevaid ressursse. Vaadake, hetkel teie värskelt loodud kursus on tühi ja selles videotunnis me lisame siis sellele kursusele paar faili, kausta ja linke. Kõigepealt me peame siis lubama redigeerimist. Siit valime luba muutmine ja nüüd klõpsame lisategevus ja vähend nupu peale. Ja need kursuse materjalid ehk ressursid on siin ja meil on file, LMS sisupakett, kaust ja nii edasi. Mina siis kohe ütlen, et raamatu lisamisega me ei hakka tegelema sellepärast, et ma olen Moodlet kasutanud mitu aastat ja mul pole kunagi tekkinud vajadus seda raamatut lisada. Kõige vajalikumad asjad on file, kaust, lehekülg, link ja vahetekst. Ja siis ma näitan, kuidas neid ressursse saab lisada. Kausta ja faili lisamine on väga sarnased ja ainuke vahe on siis, kui teil on mitu faili, siis te võite need kaustesse lisada. Ja kui teil on üksik fail, siis seda saab eraldi lisada. Nii et lisame kausta. Anname meie kaustale nimi. Ja kuna mul on kursus inglise keeles, siis nimi tuleb ka inglise keeles. Nii, ma andsin siis oma kaustale nimi ja lisan kaustase faili. Te võite siis failid lohistada otse arvutist või vajutage siia peale ja valige fail. Mul on 2 faili, mis vajavad lisamist ja siis ma alustan esimesega. Ja lisan teisega. Kahjuks korraga ei saa mitu faili lisada, nii et me peame siis samm-sammul seda tegema. Nii, tegelikult on valmis ja me võime siia lisada kirjeldust. Nii, kirjeldus on ka lisatud ja võib ka näidata seda kirjeldust kursuse esilehel. Vajutame siis salvesta ja mine tagasi kursusele. Ongi kõik, meie kaust on olemas. Ja lisame siis veel teise ressurssi. Lisame siis linki. Ja mina kavatsen siis lisada 2 linki. Nii et need sammud peab tegema siis 2 korda. Kõigepealt nimi, link, kirjeldus. Muidu kirjelduse lisamine ei ole kohustuslik, nii et seda võib tühjaks jääda ja hiljem te võite siia kirjeldust kindlasti lisada, kui tahate. Nii, siin me ei muuda midagi. Salvesta ja mine tagasi kursusele. Okei, link on meil olemas ja siis korrake neid sammu, kui te tahate rohkem linke lisada. Ja nüüd me siis lisame vaheteksti. Vahetekst ehk sild. Ja siin on kirjas, mida need sildid võimaldavad teil teha. Okei, lisame siis paar sildi. Esimene sild, esimene vahetekst läheb siis enne kausta ja tekstiks on reading corner. Siin pole midagi vaja muuta, siis vajutage salvesta ja mine tagasi kursusele. Ja nüüd te näete, et see näeb välja natuke segane, aga ma näitan, kuidas seda saab pärast parandada. Ja tõstame see siis ülesse ja lisame veel ühe. Nii, anname sellele nimeks web links ja salvesta ja mine tagasi. Tõstame ülesse. Ja nüüd siis vajutage selle ikooni peale ja valige keela muutmine. Ja nüüd te näete, et kõik on siis korras ja teie õpilased siis näevad neid tegevused samas järjekorras nagu teiegi. Aitäh vaatamast!